No nii, Martin Jaanus, taas leiame me sind remondikohvikust ühe lintmaki tagant. Mis aparaat siis seekord siin laua peale sattunud on? Ma vaatan, et käib ringi juba. Tegemist on siis ühe Leedu naise nimega. Aastast, nagu ma siit lugesin välja, 1971 juunikuust pärit isend lampidega. Kusjuures ime on see, et tol ajal enam lampidega makke ei toodetud, see on vist viimane lampmakk, mis Nõukogude Liidus tehti. No seda on vist eriti kvaliteetne. Jah, või ma ei tea, kvaliteedist. Aga kuidas see mehaanika tundub kulunud või? Mehaanika, ma ütlen ausalt, kas sa suudad kaameraga fokusseerida heli pead? Nii, katsun. Vaata, see on sisuliselt täitsa uus makk. Näed, ta ei ole... Täiesti kulunud, täiesti uus, jah? Ta on täiesti uus, näed, ta ei ole jälgigi. See jälg, mis siin peal on praegu, see on mina siin oma lindiga teinud. Ja. Et see makk on arvatavasti uuest peast seisma jäänud. Aga mis tal siis viga oli, kui sa alguses ta ju vist ei töötanud üldse või? Ta ei töötanud üldse, need summirattad aja jooksul muidugi on rabedaks läinud, aga noh, mul on vahend selle vastu. Ma lasin kampuliga nad üle ja nüüd mehaanika hakkas käima. Aga elektroonika hetkel, ma ei tea, ma pean testriga mõõtma, kas anoodpinged on olemas, igatahes näed. Vaata, roheline silm töötab. Vaata, saad fokusseerida, võtta. Ja. Näen, jah. Roheline silm, see peaks hakkama tõmblema, kui siin mingi helimoodi asi kuskilt tuleb. No selge, eks ma hiljem tulen uuesti sulle küll, et... Ei, ma tahtsin katteks seda panna, vaadata. Äkki lähti panna küll peale. Lõigata tükk välja. Isoleer kaar peale, et siia kogemata ei pane midagi sisse. Peab olema lihtsalt see, et siin on 2 väljast klemmi. Nende vastu ei tohi minna. No nii, mis teil siin remontimisel on? Mul on siuke tunne, et see on patareid tühjad. Ja eks tööle või? Oota. Praegu käib siis vererõhu mõõtmine. Ja vaatan, et mehel tõuseb. Mis teha? No nii, Henri, et sa oled siin ka mingi huvitava köögiraadio lahti kiskunud, et neid meil satub see remondikohvikusse juba arva. Mis siis köögiraadiol mureks? Et toite lüliti jälle ei andnud. Me võtsime lahti ja puhusime siin suru õhuga läbi. Tundus, et praegu läks paremaks, nüüd paneme kokku ja loodame, et jääb hästi. Mitmes köögiraadio toite lülitisi sul siin juba on? Täna või üldse? Üldse, ma mõtlen, remondikohviku ajaloos. Ma võiksin vist protsentuaalselt öelda, et pooled asjad, mis ma olen teinud lihtsalt sellest. Nüüd ütleme niimoodi, et sa oled köögiraadiote spetsialist juba, tippspetsialist. Köögiraadiote toite lülitite tippspetsialist. Väga lahe, selle võid CV-sse panna. Jah, sulle pahe. Okei. Siin on üks eriti soliidses kostüümis noormees. Millised siis teie mured? Mina leidsin sellise toreda asja. See tore asi ei tööta. Jah. Ja mis on vaja teha? Lahti kruttida? Ma arvan, et sisu on ära vaadata. No seal on see UKV sagedus ilmselt nõukogude aegne, et see ilmselt ei mängi, jah. Ma tahan, et väline disain jääks samaks, sisu tuleb ära vahetada. Ja väga moodne, kui ratta lenksu külge panna ja kuulata suvisel ajal. Väga mõistlik, väga mõistlik. No Ma katsume. olen kuulnud, et siia annab isegi põhimõtteliselt MP3 mängija sisse panna. Niimoodi hästi toimub. No vaatame, mõnel äkki jääb MP3 mängija üle, siis monteerime kokku. Jah, see oleks... Sa paned siin mingisugust pesumasinat kokku, ma vaatan. Sellest pidi tulema tegelikult praejahi. Praejahi hoopis? Jah, võib-olla hakkab see alati mängima. Ei tea. Ma vaatan, varsti tuleb dollarid välja alt sahtlist. No see solarahautomaadi funktsioon on veel paigaldatud. No mis siis aparaadil viga oli või vist ei ole lootust või saab korda või? Ei tea. Asi, et rihm oli puru. Ja nüüd on uus rihm peale, vaatame kohe, kas hakkas peale. Kust te uue rihma saite? Martin Jaanusel vist oli kaasas? Ei olnud. Autoparteis, mis sina kätte saanud oled? Massaažitooli. No nii, Ants, kuule, aga meil on pärast sauna minek, et siis selleks ajaks paluks korda teha. No nii, kuidas kopteri projekt on vahepeal edenenud?
varsti kohe valmis. Igal juhul vahepeal on juba kopter lahti kruvitud. Käib. Ära ühendatud ja nüüd tuleb tarkvaru uuendada, siis on töötama. No pane, kas sa toas ka sellega võib lennata või? Vist mitte, ei tasu vist. Ta võib, aga lihtsalt alguses, kui ta tuleb maa pealt üles, ta võib-olla läheb. Okei, see on niisugune õues lendamise kopter vist. Aga ta saab kohe toas ilusti. Alustame sellega, et hoiame käes ja vaatame, et kinni. Pärast õues ka lennatada. Tanel, mis aparaadiga siis tegu, see tundub mingi tõsine DJ pult olevat? See on mingi 80-ndate alguse, ma ei tea, mitte kodukinosüsteem, aga stereomarket, kus on duubelmarket, see on 2 kassettmaki, CD-mängija, siis on mingi kõrvaklapi võimendi, siis on raadio vastuvõtt ja kõik asjad. Korpus on vist siin, jah? Kindlasti omal ajal on olnud mingi väga vinge ja kallis asi. Aga kuidas praegu tundub, mis siin siis toimub? Väljundi kaitse. Millega pärast see väljundi kaitse reageerib isegi siis, kui kõlarit taga ei ole või? jah. Kas on mingi lühis või? Teine võimalus, et see kaitse on ise omadega õhtal äkki. No, jah. Kubi lõikamine. Ma näen lõigata. Et sa ei näe lõikata. Mis näed lõikata? Vaadates sa nüüd valesse kohta auku lõika, sest siis on jama majas. Siis tuleb palju väikseid muusika ei ütle. Nii, võttes edasi peale. Vaata nüüd hakkab ainult teatud hääli tulema siit sellest makist. Nüüd tuleb, jah, Soojad ei ole või? Jah, palun. Korras. No nii, mis põnev pisikene kastikene sul siin laua peal on? Apple'i laadija. Toh. Kuule, aga need on täiesti remontimatud asjad. No me siin ikkagi remondime. Ikka püüate teha kuidagi kõik? Okei. No tere, Ann, et sa oled igas remondikooviks peaaegu kohal olnud, et mis aparaat siis seekord käsil? Jälle mingi raadio. Jah? Mis raadioga tegu on? Tundub mingi väga kallis aparaat tulevad. LCD ekraan ja paha. See on ilmselt kõige odavam aparaat, mis suudab kella näidata ja raadiot näidata. Okei. Aga on lootust, mis sa arvad? Ei tea. Ei ole veel viga üles leidnud. Ahah, okei, olgu. Helitugevus pote on katki. Helitugevus pote katki? Põhimõtteliselt tegi ju pealt. Või on valjukas katki? No see on jah mingi tuumasõjaaegne valjukas siin. On kellelgi paremat kõlarit anda? Ma sul kõlarit anda? Katsume otsida. Parandame pikendusjuhet või ütleme niimoodi, see ei ole parandatud, see on selline... Mis siis selle pikendusjuhtmega juhtus? Praegu on lülit, on kaitselülit. See, mis... Ja liimi püstol aitab. Praegu on see, et me valame selle vana lüliti osa täis seda kuumaliimi. Ja mõte on selles, et siis ei ole ohtu, et keegi siia vastu läheks ja midagi valgudama juhtuks. See kuum liim isoleerib ära, siis need lahtised kontaktid, mis siin sees on. Väga hea. Nii, millega siin nurgas tegeletakse? Siin tegeletakse teiseti USB pesuparandusega. Pesaparandusega? Aku ei andnud ühendust? Ei, aku andis ühendust, aga USB pesa ei andnud parandust, ehk siis jootsin tagasi kinni ja nüüd panen aku tagasi. No väga hea, siis saab korda selle tõenäoliselt. Loodetavasti küll, jah. Väga vinge. Nii, mida sina kokku kruvid siin? Puslet panen. Ühesõnaga mingi arvuti? Arvuti jah, millel oli videokiibi külmjoode tekkinud ja selle tõttu ei olnud pilti ees, aga see sai loodetavasti pikemaajaliselt korda teha. Tõsine remondimees, et millised aparaadid siis sulle täna siia ette sattusid? No kõigepealt sattus ette väga lihtne asi, kassetipleier. Nii? Mäletate, minul on neid hästi palju. Jah. No seal ei olnud muud midagi häda, aga aeg oli oma töö teinud, veorihm läbi. Selge. Ma panin kampoli vahele ja andsin omanikule soovitused mingi ostku serikost uus rihm, et siis hakkab asi paremini. Põhimõtteliselt saame käima?
saime käima, ta juba töötas siis, kui ta ära sellega läks, ta oli väga õnnelik, et häält tegi. Ma ütlesin, et see on parem hääle kui uue rihmaasta. Mis siis järgmisena sulle ette sattus? Järgmisena sattus mulle ette hunnik telekaid. Esimese nendest me saime käima. Et selgus, et ühel vanaproua telekal lihtsalt toite lüliti puht füüsiliselt oma otsa saanud. Et oli pauku teinud ja must täitsa seest ja nii edasi. Oi jumal. Ja siis näitas seda Vilmat ka, see oli Vilma mehaanika. See oli üks pidur kinni kiilunud. See vajab sul... No selle ma võtan veel kodus siin, jah. Et seal vaja palju hääldi ära vahetada ja potekad üle käia. Üks lamp oli pisast välja. Need kaananupud käivad õudselt raskelt ettepoole tõmmates. Ettepoole tõmmates peab välja. Pead samal ajal veel kaant sikutama ka. Need on sööke varga kindlaks tehtud natuke. Ütleme niimoodi, lintmakiga mitte kogenud ei saa. Mõtteliselt sina oma Revoxi linte saad selle peal mängida. Aga ta mängib ainult vasakut kanalit. Ja sellega lindistatud linte saad Revoxi peal kuulata. Saab isegi teistpidi neid keerata Revoxi peal. Aga pead võtma väljundi vasakut kanalit. No nii, ühesõnaga, see oli juba 3. aparaat, ma sain aru. Mis siis veel 4. sattus? 4. mis ma siin... Siin vahepeal käidi ühe Yamaha receiveriga. Ma diagnoosisin via ära, aga parandada ma ei suutnud. Protsessorile tuli toide peale, kui sisse lülitad, siis protsessor ei olnud elumärki, et ta ei teinud. Assarraks, okei. No see ühesõnaga vist on ilmselt kapitaalselt Ma andsin talle soovitused, otsigu e-paist või ostas kuskilt võib-olla sama nimega või sarnane. Äkki saab 10 sendiga. Millal tuled põlevad, aga lõpud on läbi. Sellel, mis tal oli, lõpud on terve. Et siis vahetab need plaadid sees ära või teeb mingit vahetust ja saab omale töötava seadme. Ja siis tuldi vist jälle televiisoriga või? Oi, need televiisorid tuli üks jagu. Pärast tuli veel 3 televiisorit. Tegelikult on see asi võrrades oluline